Ja ma võib-olla tegelikult, siin juba läks nagu jutt haridusele, et võib-olla ma ei taha nagu teemast ette rutata, aga ma tahan öelda, et täna enam absoluutselt ei ole ühtegi inimest, kes vaidleks selle üle, kui tähtis on eesti keel ja kui tähtis on selle keele õppimine. Et ükskõik, mis rahvusest inimesed meil siin on. Ja nagu öeldi enne, et see on, Karl, sina ütlesid, et me peame kõik tegema selleks, ja riik peab kõik tagama selleks, et see eesti keele õpe oleks olemas ja oleks tugev. Aga võib-olla natuke siis räägime sellest, et kuidas riik on sellega tegelenud, et siiamaani mind nagu, kuidas öelda, kurnab või see mõte, et riigikontrolör on juba 2019. aastal öelnud, et näiteks täiskasvanutele korraldatud keeleõppe on täiesti läbi kukkunud. Et meil oli 5 ministeeriumit, 32 tegevust, 5 riiklikku arengukava. Kõik, mis puudutas eesti keele õpet. Ja ei olnud mitte ühtegi kesket süsteemi, mis mõtleks läbi, kuidas seda keeleõpet korraldada, sest igaüks korraldas midagi, aga midagi keskset sellest ei tulnud. Ja riigikontrolör tõi välja kõik need argumendid ministeeriumitele, ministeeriumid nõustusid ja ministeeriumid nõustusid sellega, et kõige suurem probleem, et meil ei ole õpetajaid ja ma räägin õpetajaid koolides, meil ei ole eesti keele õpetajaid, kes õpetaksid õpetajaid. Ja nüüd, eks ole, kui riik ei saanud hakkama selle ülesandega, mis siis riik teeb edasi? Aga viime siis gümnaasiumid 60-40 õppele. Jah, meil ei ole õpetajaid, aga teeme selle ära. Nüüd, kui me teeme selle ära, tuleb välja, et õpetajad nägid sealt veel vähem, sest viimase näiteks 15 aastaga on vene koolidest 300 eesti keele õpetajat nagu lahkunud. Nüüd, kui meil eks ole ka see ei õnnestunud, mis me teeme edasi? Järgmine etapp, viime kogu hariduse eestikeelseks. Ja mis on need numbrid täna? Et ma arvan, et inimesed, kes on haridusega seotud, teavad. Täna meil ei ole, juba täna on meil 2300 õpetajat, kes ei vasta keelenõuetele. Kui meil toimub see üleminek, see number läheb 3500, kes ei vasta. Me kaotame 3500 õpetajat. Täna meil üleüldse kogu haridussüsteemis meil ei ole 700 õpetajat. Okei, nüüd kus see number juba on? Meil on juba 4000 õpetajat läbi selle, üle 4000 õpetajat põhimõtteliselt, kes ei saa tegelikult tööd teha. Ja veel üks hästi oluline number, mille ma sain ministeeriumilt, on see, kui palju on meil õpetajad, kes on pensionieas. Pensionieas õpetajad on kuskil selline 60+, on meil 5700. Ja nende seas on muidugi õpetajad, kellel ei ole ka kvalifikatsiooni. Ja kujutage ette, et ühe hetkega me paneme kõik nad sellise surve alla, et te kas õpite keel ära, kui te ei õpi keelt ära, siis te lähete koolist minema. Ja nende asemele me võtame keskharidusega õpetajad. Isegi mitte õpetajad, vaid me võtame keskharidusega inimesed, kellel on vähemalt eesti keele oskus. Aga need õpetajad, kes tõesti viisid inimesi olümpiaadidele, tagasid häid teadmisi ükskõik mis ainetes. Jah, võib-olla nende keeleoskus ei olnud piisavalt hea, nendele me ütleme head aega. Ja see on see olukord, kus me täna oleme. Et riik ei saanud hakkama esimese ülesandega ja järjest kukutades läbi kõik need ülesanded, te võtate uue ülesande, aga mitte mingit süsteemi, mitte mille pealt seda kogu haridussüsteemi üles ehitada, see on kõik läbi kukkunud. Ja veel üks aspekt. Isamaa kunagi tegi ka kõrghariduse viis selle tasuta õppele. Te räägite, kui oluline on eesti keel ja see idee oligi, et meil on eestikeelne tasuta kõrgharidus. Ideena on väga hea, aga rahastust ei olnud. Ja mis nüüd edasi sai? Meil on kõik nüüd inglise keeles. Kus siis on see eesti keele õppe olulisus, kui selle tõttu, et ülikoolid on rahapuuduses, on kõik läinud tasapisi üle inglise keelele. Aga kuidas haridus areneb? Haridus areneb läbi teaduskeele, läbi kõrgharitud inimeste.
sealt tuleb see keel, kultuur, sealt areneb see teaduslik keel ja läbi teadusliku keele tuleb see tagasi koolidesse. Ehk siis ma loodan, et te näete, et kui mitmel tasandil on meil probleeme, et tuleb step by step, samm sammu haavalt need asju parandada ja siis me saame kuskile jõuda. Karl Sander ja siis Peeter ja siis Andres. Vabandust, ma üritan lühidalt teha, sest siin on nii palju asju, mida ümber lükata, et see on lihtsalt uskumatu. Esiteks, alustame tagantpoolt, et võtame tasuta kõrghariduse. Mina olen õppinud nii tasulisel õppekohal kui ka tasuta. Süsteem muutus täpselt siis, kui mina lõpetasin gümnaasiumi. Nii, mis juhtus, kui tuli see nii-öelda ühiselt rahastatud kõrgharidus, ehk siis võimalus tasuta õppida, siis tuli kõrgharidusse, võib-olla Marju Lauristin pärast parandab mind, aga umbes summa nii-öelda 1,5 kordistus, et kõrgharidusel tuli sel hetkel tohutult juurde täiendavaid vahendeid. Ja see oli üks tingimus, kuidas seda nii-öelda muudatust oli võimalik üldse teha. Sellel järgnes nii-öelda nagu ikka juhtub, et ühel hetkel antakse raha juurde ja siis poliitikutel tekivad teised prioriteedid ja siis see rahastus nii-öelda külmus. Nii, aga mis meil nüüd juhtub järgmist aastast? Et kui mäletate, siis eelmise valitsuse ajal kõrgkoolid ei olnud nõus allkirjastama riigiga halduslepinguid seetõttu, et nad nägid, et rahastus ei ole piisav. Nii, nüüd vist umbes 6 aega tagasi haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas need lepingud allkirjastas ja lubadusega, et kõrghariduse rahastusel tänavu saab juurde 10 miljonit, järgmisel aastal 27 miljonit ja järjest see summa kasvab. Nii et ülikoolid olid nende tingimustega nõus just nimelt niimoodi, et lisarahastus tuleb. Et me tegelikult astume tohutu sammu edasi. Mis puudutab seda sama eesti keele rolli ülikooli õppekavades, siis ka see sai uutes halduslepingutes määratletud. Üks pool on see, mida me nõuame välistudengitelt, et me nõuame neid samamoodi eesti keele ja kultuuri kursuseid senises suuremas mahus. Aga teine pool on see, et me kõikidesse halduslepingutesse sai sisse kirjutatud kohustus, et magistriõppes peab olema, juhul kui avatakse ingliskeelne õppekava, peab olema samaväärne eestikeelne õppekava. Et kõikide nende asjaoludega, mida Anastasia just ette heitis, et tegelikult on tegeletud ja me liigume õiges suunas. Nii, mis puudutab seda, et õpetajad ei ole piisavalt juttu. Seda oleme me eri variatsioonides kuulnud 30 aastat ja see on ka põhjus, miks me ei ole läinud üle eestikeelsele haridussüsteemile. Ja lihtne vastus on see, et kui sa midagi tegema ei hakka, siis mitte midagi ei muutugi. Et õpetajate vanus on probleem, näiteks minu vanaema on 78, õpetab Põltsamaa ühisgümnaasiumis juba äkki 56 aastat matemaatikat. Vanaisa tegi seda 50 aastat, teine vanaema on Kagu-Eestis saksa keele õpetaja. Et ise olin ka pool aastat just õpetajana tööl, andsin ajalugu VHK-s. Et jah, see õpetajate vanus on probleem, aga tegelikult kui me võtame selle nii-öelda lõpetajate arvu, siis see, mida Anastasia Kovalenko-Virolt ei maininud, oli, et meil on siis õpetajate koolis lõpetab aastas keskmiselt 625 üliõpilast. On minul sellised numbrid siin. See on siis viimase 10 aasta perioodi jooksul. See peab olema suurem, aga jällegi seesama palgamotivaator, et õpetajate palk tõuseb 24% järgmine aasta. Selleks, et Ida-Virumaal minna üle eestikeelsele õppele, nähakse ette eraldi palgakoefitsient, et just nimelt noored tahaksid sinna minna. Et me ei saa saada seda, et raha on motivaator, et kui inimesel on valida, et kas tema tulevikus palk on suure tõenäosusega seal nii-öelda tänased õpetajad, siis 2500 eurot või siis 1500 on ju, mina tean, kumma karjäärivaliku tema teeb, et see, et mina olin nii loll ja läksin ajalugu õppima, et enamik inimesi teevad targemaid valikuid. Et seda palk mängib rolli ja sellega tegeletakse. Nii, mis puudutab seda, et meie õpetajaskond vananeb, nagu öeldud, probleem on olemas, aga alati Keskerakond jätab mainimata selle, et kõige suurem õpetajate kriis ja puudus on just nimelt nende vene õppekeele koolides. Et kui me võtame selle sama eelmise õppeaasta, siis nii, kui me võtame siis 3000, meil on kokku Eesti vene õppekeele koolis on 3500 õpetajat, kellest 1/3 on vanem kui 60 eluaastat. Ja kui me võtame need, kes on vanemad kui 50 aastat, siis neid on nagu 2000 sellest pundist. Et vene õppekeele kool Eestis on hääbuv nähtus seetõttu, et me ei ole viimase 30 aasta jooksul välja koolitanud õpetajaid vene koolidesse. Et see läheb niikuinii ja kui me täna ei pane seda nii-öelda gaasi põhja,
et soodustada õpetajate järelkasvu ja tuua mõned inimesed tagasi õpetajakutsesse, muuta õpetajakutse paindlikumaks, et inimesed, kellel on vastav haridus olemas, sooviksid teha kas osakoormusega või nii-öelda siis aastaste pausidega, et me saame need inimesed tagasi tuua koolidesse. Aga vene kool on hääb, sellepärast, et vene koolide õpetajad on vanemad kui eesti õppekeele koolide õpetajad. Ja lihtsalt selle eest nende hambad ristis võidelda, et hoiame selle vene kooli alles, see on veel suurem tragöödia, mis jõuab meieni lihtsalt 10 aastat hiljem, et siis ühel hetkel kuuleme paremalt ette, et aga mida me tegime kõik need 20-30 aastat, et miks meil ei ole vene koolis õpetajaid? Vastus on see, et ei ole, sest me ei ole neid välja õpetanud, sest me tahame ühtset eestikeelset inforuumi ja eestikeelset haridust. Aitäh!